Kallis Hiina rahvas, asi on naljast kaugel, aga must huumor on minu rida. Nii et ma ütlen teile ausalt ära, et täna ma räägin eesti keeles, all on hiinakeelne tõlge, nii et siis te näete, kui mitmekesine on teie juht ja mis ta kõik ei oska, isegi sellise väikse maa nagu Eestimaa keelt paneb spontaanselt. Meie Hiina armee taktika on rünnata väikeste gruppidena, miljonist inimesest koosnevate väikeste salkadena. See kõlab võib-olla naljana, aga jumal kunagi, kui ta lõi erinevad inimesed, rassid ja kui ta Hiinasse jõudis, eks ju, siis ta oli juba tüdinenud, pani ühe näoga kõik näo. Aga kõige imelikum fenomen, ma siin olen filosoofina mõelnud, on see, et kõikidest elusolenditest ainult inimene maksab, et elada sellel maakeral. Ka kommunist, lihtne tööline tahab olla rikas ja rikkuse seadus on väga lihtne, siin ei ole mingit, eks ju, utsi-kutsit, eks ju. Lihtne on see, et paned nädalavahetused ka ja öösel võtad veel teise töö ja niimoodi saad nagu rohkem suurema palga, noh, loogiline. Kadestamisväärne on vaadata minu naabrimeest, kes hoolimata kõigest üritas esmaspäeval alustada elu jälle nullist, kuna pühapäeval oli ta kasiinos veetnud kogu päeva. Ja õpetust kuldmunasid minu suust veel. Õpetus number 1, kui sul on vaja ilma takistuseta kuhugi jõuda kiiresti, meil siin hiinlasi, kes me oleme siin palju meid igal sammul, siis võta kätte tulekustuti ja jooksvat inimest tulekustutiga ei peata keegi. Optimistlikku lohutust ka noorbaaridele. Kui su tüdruk hakkab pärast mõnda aastat kaalust juurde võtma, siis ära poiss seda üle ela, eks ju. See tähendab, et sa väärid enamat. No töö on üldse nii, et meie hiinlased on väga töökad, eks ju, kas me tuleme töölt või läheme tööle või mõtleme töölt või puhkame töölt pärast tööd, eks, et minna uuesti tööle, aga hea nõuanne neile, kes on väsinud, eks ju, meie Hiina kuldset kuningriiki üles ehitama, siis mingi hommikul tööle poolunisena, siis ei saa aju aru, kus sa teda tassid, noh. Kapitalistidele ka nalja, eks ju, meil raha pole vaja, meil on seltsimehed ja üksteist aitame ja käsi käes lähme, eks ju, meil pole üldse vaja. Parteis natuke poisid on natuke teise eluga, aga mis siis, eks ju, see on lihtsalt juhtide privileegid, aga ma ei räägi sellest, ma räägin sellest, et raha ei haise, ütleb kapitalist, haisevad need, kellel seda pole. On juhtunud nii, et ma olen igal elualal geenius, rahvas teab seda, sellepärast rahvas mind valiski nagu, kes ei valinud, seda ei olegi enam siin, kes ei valinud. Need juhuslikud jälle läksid kuhugi, lahustusid universumisse. Kas teate, ma nüüd üks teaduslik väike teadaanne siin kongressil, kas teate, miks me näeme algus välku ja alles siis kuuleme müristust ja pauku? Sellepärast, et silmad on kõrvadest eespool, vot. Aga teie töötavad noored, võtke seda tõsiselt ja mina, vana mees, tean tegelikult, kuidas ma isiklikus elus hoian raha kokku ja riigi raha. Ja see ongi selline, ütleb finantsõpetus, et mida rohkem ma magan, seda vähem ma kulutan. 3 filosoofilist mõtet ja küsimust. Kui pole raha, siis inimesed kõik küsivad, kes sa oled. Ja kui sa oled võlgu, siis kõik küsivad, kus sa oled. Ja kui on raha, siis kõik küsivad, kuidas sul läheb, noh, kõik on huvitatud. Lõpetasime oma selle musta huumori killurea ja ikkagi uute võitudeni, punaste võitudeni ja tulge ikka julgelt minu käest küsima ükskõik, mida te tahate, et ma olen nagu jõuluvana, ainult armastuse headus peegeldub.